Metsavana sõnul hakkab ilm nüüd veel jahedamaks pöörama ja nii nagu ta juba kuu alguses ennustas, saame tõenäoliselt enamusest Eestist valged jõulud ja aastavahetuse. Niisugust suurt lumeuputust ei tule, kui 15 aastat tagasi, siis oli rinnulilumi. Sellel aastal on selle lumega nii, et Ida-Virumaal või põhja poole Ida-Virumaal ja Peipsi pool ja seal tuleb natuke rohkem lund. Kesk-Eestis on ta vähem ja siin minu juures siis Lääne-Eestis ja rannikul ja siin on sentimeetritega, aga ta siiski ikkagi teeb valgeks maa ja tulevad niisugused mõnusad külmakraadid niimoodi 10 kraadi piires. Jõulu esimene päev on kindlasti kohe miinused ja tänase vahetus, kuu baasvahetus ja sellega ta läheb jahedaks. Seda, et lumi võiks tulla, näitab ka lindude käitumine. Nii nagu ütleb vanasõnagi, luiged läinud lumi taga. Ja ongi see, et luiged läksid ja teine asi see, praegu on linnud on läinud hästi aktiivselt sööma hakanud, nii et ta ikka järk-järgult läheb, sest üle ja ümber on nii Soomes, Rootsis kui Norras ja igal pool on juba on nagu talvemoodi asi ja ega ta meile ka tulemata jääb. Loodan igal juhul, et ta siin aasta lõpul ikkagi hakkab muutuma ja juba jaanuari alguses ja siis ta hakkab ikka tõsimaid noote võtma. Päris talviseks läheb Metsavana sõnul ilm siiski pisikese hilinemisega, nii nagu viimastel aastatel kõik aastajad on hilinenud. Ja ta ongi niimoodi, et see tsükkel ongi läinud niimoodi kuskil 3 nädalat julgelt. Ühesõna kuu ajaline tsükkel on, et ta jookseb, teine aastaaeg jookseb teisele sisse. Ja sama võib siis oodata seda, et tuleb kevad hilisem. Täpselt ja olgugi, et see kevade alguses ja need on see aasta või see järgmine aasta on varem, aga ega see tähenda seda, et ta kohe soojaks läheb ja kevadeks läheb. Metsavana poolt muidugi kõigile ka kauneid saabuvaid pühi. Ma olen väga tänulik, et mind on ikka meeles peetud ja soovin kõigile, kes minuga koostööd teeb, et järgmisel aastal ikka samas vaimus ja mõnusa huumoriga.